kes sattus veebruari keskel Pealtnägijat vaatama, võis seal korraks ka minu kärssa näha. Hülgemüla. Miks? Mida ma seal tegin? Olin seal selleks, et erapooletu juristina anda hinnang ühele kaasusele ühest haigest loost, mis võib juhtuda põhimõtteliselt igaühega meist. Ja mu hinnang oli hävitav. Ta on hävitav. Kohtud jooksid lati alt läbi, aga veel pole hilja. Riigikohus võib olukorda päästa ja mina ütlen, et Riigikohus peab Go3 vastutusele võtma, sest vastupidisel juhul oleks iga täiesti kuradi perses. Pealtnägija tõi avalikusete Maria loo ja nad tegid seda väga kenasti. Maria Simsoni nimi võib ehk mõnedele tuttav ette tulla, sest 10 aastat tagasi ületas kunstniku haridusega daam uudiskünnise, kui maalis kõigest poole aasta jooksul Tallinna Nobli hotelli jaoks 437 maali. Me ei tea, kas see tähelepanu või miski muu põhjustas, et pätid varastasid Maria nime ja panid selle all toime sigadusi. Aga Pealtnägija tegeleb uuriva ajakirjandusega, mina siin ei tegele uuriva ajakirjandusega ning pärast selle osa nägemist tundsin, et ma pean ikkagi siin oma väikeses meediamaailmas ka sõna sekka ütlema, et rõhutada mingeid asju, mis mulle tunduvad väga olulised. Lisaks sellele, et Pealtnägija ei tegele juriidiliste hinnangute või tegelikult selgitusi kantakse aegalt, võib-olla ka vahel hinnanguid, aga see pole nende põhirõhk. Lisaks sellele, et juura pole nende põhirõhk, aga on minu põhirõhk siin enamjaolt, siis nemad peavad ka olema viisakad, sellepärast et Rahvusringhääling ja puha, seal ei tohi ju valesti köhatada ka, muidu sul on igasugused varrod ja teised tegelased kohe kaelas, kõik tahavad juba asutust kinni panna, saad tapmisähvardusi ja nii edasi. Mina siin samas ei pea nii viisakas olema, sellepärast et riigieelarvest mina rahastust ei saa, nii et mina võin siin öelda, et persse see Go3 ja persse see Julianus Inkasso. Läbipaistvuse nimel nendin siinkohal ära, et mina olen tänase seisuga Go3 klient, sellepärast et Elisa ajas mul harjani punaseks, et ma üritasin ükskõik kuhu mujale minna ja Go3 tegi mulle pakkumise, mis mulle sobis, nii et ma olen Go3 klient, aga see ei muuda siin asja. See ei muuda olematuks seda sigadust, mida nad siin Mariale ja ka teistele inimestele korraldasid, sest Maria lugu pole ainus selline ja Julianus Inkasso osas on siin kanalil rohkem kui üks video minu kogemusest nendega ja mul on ka e-postis mitmeid kirju ja näiteid sõpradelt ja tuttavatelt selle kohta, kuidas Julianus Inkasso on aastate jooksul õigustamatult palju teenustasusid küsinud võlnikelt. Ja vahel me räägime ainult 5 eurost, aga kui see 10 000 inimeselt näiteks 5 eurot liiga palju, täiesti alusetult küsid, siis see on juba 50 000 eurot. Nii et asi on põhimõttes, aga ka see pole tänane point. Ehk ka see minu minevik Julianus Inkassoga siin asjasse ei puutu, aga lihtsalt läbipaistvuse nimel igaks juhuks mainisin need 2 asja teile ära. Nendel, kes Pealtnägijat ei näinud, soovitan selle osa ära vaadata, see oli 18 veebruar, kui see eetrisse läks, sealt saate huvitavamalt monteeritud presentatsiooni Maria loost, see on kaasahaaravam vaadata, kui siin mina üksi oma kurdi kuubikus, aga väga lühitalt võtan faktid kokku neile, kes ei ole seda lugu näinud ja ei viitsi seda vaadata enne, kui ma teile räägin, milles siin see sigadus minu arvates seisneb, siis Maria on nagu 100 000, võib-olla isegi 100 000 inimesed Eestis, kelle nimi ja isikukood on äriregistris olemas. Kui sa oled üldse kunagi olnud seotud ühegi juriidilise isikuga, see ei pea olema aktsiaselts või osaühing, see ei pea olema ettevõtja, see võib olla ka MTÜ, see võib olla sihtasutus. Kui sa oled sellise juriidilise isikuga kunagi seotud olnud, isegi kui sa enam ei ole, kui sa oled seotud olnud, siis on sinu nimi ja isikukood äriregistris olemas. Kui sa lähed äriregistrisse ja klikid seal päringute peale, valid sealt detailotsing, siis seal on selline alasektsioon, teine sektsioon seotud isik. Siin on valikus ka füüsiline isik. Kui paned sinna näiteks sisse Mari, ära tühikut pane, siis ta hõlmab kõiki nimesid, kus on tähtede kombinatsioon Mari sees. Vajutad leia isik, siis on tulemusi 14 828. Marian, Marinelli, Mario, Marina, Marit, Marius. Valikut kui palju nimedest ja isikukoodidest. Ka Pealtnägija loo peategelasel Marial on selline sissekanne äriregistris olemas, sest temagi tegeleb ettevõtlusega. Nüüd, mis viis kokku Maria, Go3 ja Julianus Inkasso? Mingi suvaline kurdi pätt, kelle nimi võis, aga ei pruukinud olla Natasha. Või midagi sellist, ma isegi ei mäleta, Pealtnägija mainis küll, kes see kahtlustatav seal oli peamine, kes see võis olla, aga seda tegelikult pätti kunagi ei leitud. Kes see pätt tegelikult oli, mingi naine oli, ei tea, aga mingi naine, mingi pätt. Tegi Go3 veebi kaudu avalduse, et tema on Maria ja sooviks nüüd tulla Go3 kliendiks. See toimub aprillis 2021. Siis toimub selle pätti ja Go3 vahel telefonivestlus, mille raames pätt ütleb Go3-le Maria nime ja isikukoodi
ja Go3 loeb sellega lepingu sõlmituks. Väljastatakse arved 6. ja 7. aprillil 2021 Maria nimele, kuigi tema ei tea üldse, mis toimub, tema elab kuskil rahus oma elu, aga mingi kuradi pätt kasutab tema nime isikukoodi. Go3 loeb lepingu niimoodi sõlmituks. 3 päeva hiljem, 9. aprillil 2021 viib siis kuller seadmed Go3-lt sellele pätile, kes väitis ennast olevat Maria. Need seadmed viiakse kuskile jumalas suvalisse korterisse kuskil Kohtla-Järvel, millega Marial pole mitte mingit kuradi puutumust. Kasutatakse telefoninumbrit, mis ei ole Mariaga seotud, e-posti, mis ei ole Mariaga seotud, aga viiakse need seadmed ja arved on rahumeeli väljastatud Maria nimele. Ei mingit ettemaksu Go3 ei küsi, ei mingit maksevahendid, nagu näiteks kui mingit netiteenust tavaliselt ostad, pead, eks ole, pangakaardi andmed sisse panema. Kaart peab olema kehtiv, muidu ei saa teenust, tasuta ei saa, aga näe, kurat, Go3 andis asjad tasuta kätte, usalduse peale kõik, et küllap makstakse arved ära ja mis siis juhtus? Üllatus, üllatus, arveid ei makstud ära. Ja sellest hetkest alates, kui Go3 sisestab Maria andmed enda süsteemi, et näe, meil on uus klient nimega Maria, sellest hetkest alates ta hakkab selle päris Maria õigusi rikkuma. Sest jah, lepingut saab küll niimoodi sõlmida, ega lepingu sõlmimiseks ei pea mingit allkirja ega digiallkirja ega isikutuvastust, midagi otseselt ei pea toimuma. See on lepinguõiguse teema, lepingut saaks nii sõlmida, aga mängu tuleb andmekaitseõigus. Ja kuna see eeldatavasti kõigile teile eriti huvitav pole, siis ma räägin sellest kõigest juurasõpradele video teises osas. Kui see sind huvitab, siis oled tere tulnud kanaliga liituma kas siin samas YouTube'is juurasõprade tasandil või soodsama taksiga veebilehel plurbay.com/tavakodanik, kus saad alati kogu sisu täiesti reklaamivabalt kätte, seda hinnaga 5 € pluss käibekas kuus ja käibemaks laekub Eesti riigile. Kuna need arved jäävad maksmata, siis Go3 lõpetab lepingu ära ja saadab arved inkassosse. Julianus inkassosse, ole hea inkasso, hakka nüüd sisse nõudma neid arveid. Ja loomulikult esialgu inkasso kasutab neid andmeid, mis olid Go3-l. Mingi päti e-posti aadress, päti telefon, päti aadress. Ükski nendest pole seotud päris Mariaga. Ja need nõuded Go3-l kokku tol hetkel olid midagi 1000 ringis. Inkasso saab need arved 12. oktoober 2021 ja paneb kohe üles ka maksehäired. Muideks maksehäireregister on täiesti suvaline kuradi andmebaas, mida haldavad suvalised OÜ-d, kes lihtsalt sellega äri teevad. Maksehäireregister pole mingi ametlik register, need on suvalised OÜ-d suvaliste andmebaasidega. Ja tegelikult ei tohiks inkasso üldse niimoodi panna maksehäiret üles, et ta inimesele ei ütle, aga inkasso ei teadnud, et see ei ole see õige Maria. Ma ei tea, kas ta seda pätti teavitas, huvitav, kas nad pätti teavitasid, et paneme maksehäire üles enne, kui nad panid, sest tuleb teavitada, aga sellestki räägime hiljem juurasõpradega. Lähme looga edasi. Lõpuks läheb aasta aega mööda ja suvel 2022 hakkab õige Maria saama teavitusi. Ja pealtnägijas selgitas Julianus inkasso esindaja, et no vaata, kui nemad ei saa võlniku kätte, siis mingi aja pärast nad uurivad rahvastiku registrist inimese andmeid. Ja sealt nad said õige Maria õiged kontaktid kätte, sest nad otsisid ju tema nime isikukoodi alusel. Miks nad seda kohe ei võinud teha, kui nad nõuded kätte said kontrollimaks, kas on ikka õiged kontaktandmed? Kurat seda teab, aga nad ei teinud, nii et läks veel aega. Nüüd on suvi 2022. Nii kui päris Maria hakkab Julianuselt saama neid SMS-e ja e-kirju, nii ta kohe küsib neilt välja, et mis värk on. Maria enda teada ei ole kellelegi võlgu. Ta küsib inkassolt, mis kuradi nõue, mis värk on. Ta saab dokumendid kätte, inkasso nagu väidab talle, et kuule, sul oli Go3-ga leping. Maria mõtleb, et mida perset, mul ei ole Go3-ga mingit lepingut. Ja ta ütleb inkassole, et kuulge sõbrad, see ei ole mina ei ole mingit lepingut sõlminud. Aga kas inkasso usub teda? Loomulikult mitte. Teeta, kui ma rääkisin nendega esimest korda, see inkasso kõnelemine on selline, et jumal küll, sa paned toru maha ja mõtles, et kuulge, saatke mulle kedagi, elustage mind ära. No täiesti ebareaalne. No niimoodi inimestega ei tohi rääkida. Teid koheldi kui ikkagi patust. Loomulikult mulle kohe öeldi, mis loll mängu sa siin mängid. Sa oled võlgnik ja maksa kohe ära see. Me kuuleme seda päris tihti, et see ei ole mina, aga tõendust leiavad mõned üksikud juhtumid aastas, et päriselt on keegi teine andmeid ära kasutanud. Niisama ei usuta seda. Loomulikult sellepärast, et me peame ju kliendi nõude eest vastutama. Ehk mida peab nüüd Maria hakkama tegema? Tema peab hakkama tõendama, et tema ei ole Go3-ga lepingut sõlminud. Tõendamiskoormis lükatakse ümber. Tema peab hakkama tõendama negatiivset fakti, et ta pole lepingut sõlminud. Tema peab nüüd minema politseisse. Ja juba see on täiesti kuradi haige, mis mõttes Julianus inkasso oleks pidanud oma lepingupartneri Go3-ga asjad selgeks ajama. Go3 oleks pidanud tõendama, et nad on päriselt Mariaga lepingu sõlminud ja seda nad ei suutnud teha, sest mis neil oli? Telefonikõne salvestus, et keegi ütleb, et ta Maria ja ütleb ta isikukoodi, vale telefoninumber, vale e-post ja seadmed lähevad jumala lampi aadressile kuskil Kohtla-Järvel. Tegelikult ei saa Go3 üldse tõendada, et ta on päris Mariaga lepingut sõlminud, sest ta ei olegi.
Nad ei tuvastanud Maria isikut lepingu sõlmimisel ja kuigi üldiselt ega sa ei peagi tuvastama lepingu teist poolt, siis see on sinu äririsk. See on sinu äririsk ja siis ütleb advokaat, kes on nii Julianuse kui Go3 esindaja selles kohtuvaidluses, et no mingi kuller tuvastab. 2 asja oli õige, nimi ja isikukood. Ülejäänud andmed olid valed. Mismoodi ikkagi ja mis hetkel tuvastati kas lepingu sõlmimisel või kauba üleandmisel, et see Maria on päriselt see Maria? See, kuidas tuvastati see, et see on päriselt see Maria, on tõepoolest isikukood, nimi, aadress, telefoninumber, kuhu siis kõned toimusid ühte ja teistpidi ja seejärel, kui viiakse juba asjad kohale, siis on TPD kuller või siis mõni muu kuller, kes on siis kohustatud selle isiku tuvastama, allkirja võtma, üleandmisvastuvõtma akt läheb lepingu juurde ja täpselt niimoodi see tuvastamine toimuski. Läbipaistvuse eesmärgil märgin siin ära, et ma tunnen Karmen Turki, me ei ole südamesõbrannad, aga me oleme teretuttavad, ma pean tast väga lugu, ta on väga asjalik advokaat, aga pidage meeles, advokaadid ja juristid, kes erasektoris töötavad, nad esindavad alati oma klientide huve. Siin Pealtnägija intervjuus Karmen Turk konkreetselt esindabki oma kliente. Kohtumenetlus on ka ju pooleli. Veel võivad nad kaotada, ma väga loodan, et nad kaotavad. Ja vahel on see rohkem peidetud, kui näiteks mõni advokaat kirjutab arvamusartikli mingil ühiskondlikul teemal, siis tasub küsida endalt, et kes küll võiks tema klient olla? See selleks, Karmenile mul siin etteheiteid selles suhtes ei ole, et tema teeb oma tööd, tema esindab oma kliente ja sellest hoolimata ma võin öelda, et hülge möla, mis siit tuleb, sest Mariat ei tuvastatud. Kui kuller oleks küsinud isikut tõendavat dokumenti, siis oleks kohe saanud selgeks, et see ei ole ju see Maria selle isikukoodiga, kellele need seadmed viidi. Ja see oli Go3 äririsk, et nad niimoodi suvaliselt võimaldasid inimesel lepingu sõlmida ja ilma igasuguse ettemakse või maksevahendi kinnituseta lihtsalt lasid seadmed kohale viia. See oli puhtalt Go3 äririsk. Ja see on ju lihtne strateegia nendel, et kuidas saada võimalikult palju uusi kliente võimalikult kiiresti, tee see kuradi protsess nii mugavaks inimesele kui võimalik, aga kui sa teed ta nii kuradi mugavaks, et sa ei tuvasta üldse seda inimest ära, see on Go3 äririsk. See realiseerus. Aga Go3 äririski realiseerumisest tekkis nüüd päris Mariale kahju. Kuna Inkasso ei usu Mariat, siis ei jää Marial muud üle, kui pöörduda politseisse. Ja maksumaksjana ma küsin, et miks kurat peab politsei raiskama ressursse sellepärast, et Go3 on sellise äririski võtnud ja selliselt võimaldanud lepinguid sõlmida ja lihtsalt lampi kohtadesse, lampi vättidele seadmeid kohale tarninud. See on puhtalt Go3 risk, miks meie peame selle kinni maksma? Maria teavitas nii Julianus Inkassot kui ka Go3, et ta on politseisse pöördunud. Kuid augusti alguses avastab Maria, et tema kohta on maksehäire üleval. See maksehäire on seal juba alates oktoobrist 2021 ehk 10 kuud. Ja seal on kirjas just kui oleks Marial võlgnevus Inkasso ees summas 1538 eurot. Maria pöördus advokaadi poole ja jumal õigesti tegi, sest minuni on jõudnud ka lugu inimesest, kes väidab, et temaga juhtus analoogne asi, aga tema ei pöördunud advokaadi poole ja teate, mis temast sai? Tema osas jäi maksehäire ülesse kuni nõude aegumiseni. Maria pöördus advokaadi poole, et kuule, ma vajan abi, minu kohta on siin valed maksehäired üleval. Advokaat koostab nõudekirja, edastab selle nii Go3-le kui Inkassole, et olgu andmed maha võetud ja muuhulgas nõutakse ka seda advokaadi kulu neilt, sest Maria pidi minema advokaadi poole, et oma õigusi kaitsta, sellepärast, et Go3 keeras olukorra perse. Go3 tekitas Marial väga selgelt otseselt varalist kahju sellega, et ta nii hooletult Maria andmetega ümber käis. Sellele nõudekirjale Go3 ei vastanud. Inkasso aga saatis Maria pikalt. Ei olnud nõus mingit kahju kinni maksma. Inkasso muidugi siin mugavalt üritab väita, et no aga nemad ei teadnud ja nemad ei pidanud teadma. Aga mis kuradi mõttes? Ega Inkasso ei ole siin ka mingisugune, ma ei pea üldse midagi välja uurima, ma lihtsalt võtan kõik nõuded vastu, mis mulle saadetakse ja siis avaldan kõigi kohta maksehäireid. See ei käi nii. Inkasso ei saa lihtsalt kehitada õlgu, et ma ei teadnud. Neil on ka hoolsuskohustus tagada, et nad ei nõuaks olematuid nõudeid sisse valedelt inimestelt. Aga oluline on siin ka see, et kuna Julianus Inkasso esindaja nii rõõmsasti, mitte just rõõmsasti suht tuimane, aga ütleb meile Pealtnägijas, et lõpuks nad siis küsisid rahvastikuregistrist andmeid. Tegevjuht Merle Laurimäe sõnul kontrollib Inkasso nõude aluseks olevaid dokumente, kuid neil polnud varianti identiteedivargust läbi näha. Sa peaks teadma, kuidas sinu lepingupartner nende nõueteni jõuab. Kui sa tead, et su lepingupartner suvaliselt telefoni teel võtab nimesid ja isikukoodi ja siis selle pinnalt väljastab arveid, siis siin tuleks nagu tõsiselt küsida, et kas olete ikka kindlad, et need on need inimesed, kes teile helistasid, kas need nimed ja isikukoodid ja helistaja tegelik isik lähevad ikka kokku. Inkasso peab ka ikka siin mingit hoolt rakendama, nad ei saa lihtsalt lolli mängida. Nii saatiski Julianus Liba-Maria numbrile ja e-mailile 10 kirju ja sõnumeid ning pani, nagu tavapraktika ette näeb, ta maksehäirete andmebaasi taust.ee, kuid võlgnikust polnud kippu ega kõppu.
kuni. Me teeme andmete kontrolli, kui me ei ole isikuga saanud teatud aja jooksul ühendust, siis me teeme andmete kontrolli rahvastikuregistris teatud perioodide järel ja siis rahvastikuregistrist said meile teatavaks teised kontaktandmed. Nad oleks saanud kohe Go3-lt seda nõuet kätte saades, nad oleks saanud juba siis ju rahvastikuregistrist kontrollida, kas kontaktandmed on õiged ja nad oleks pidanud Mariat teavitama enne, kui nad maksehäired üles panid. Ja siin näitab meil ajajoon, et nad panid maksehäired üles kohe. Nad saatsid Maria nõuded täiesti aluseta, täiesti õigustamatult kohe registritesse üles. Mis tähendab, et inkasso oleks siin väga selgelt saanud minimaalset hoolt rakendades kogu selle jama ära hoida, kui nad oleks kohe kontrollinud Maria andmeid rahvastikuregistrist ja õigele Mariale saatnud hoiatused, kuule, meie on jõudnud selline nõue, palun täida ära või läheb maksehäire ülesse, siis oleks saanud Maria kohe reageerida, oleks kogu see jama ära jäänud. Ja nad ei teinud seda, ehk Julianus Inkasso ei ole siin ka patust puhas. Kuna Inkasso saatis Maria pikalt, ütles, et meie ei maksa su advokaadikulu kinni ja muideks see kulu oli 1000 euro ringis, mis on olematu summa sellistele ettevõtetele. Go3 ei vastanud nõudekirjale. Maria läks kohtusse. Ja mis sai kohtus? Kohtus läks kõik veel hullemaks, sellepärast et tuleb välja, et tsiviilõiguses on meil selline probleem, et mitmed kohtunikud ei paista üldse mõistvat andmekaitseõigust ja sellel ei ole enam ühtegi vabandust ja kohtud, nii maakohus kui ringkonnakohus, jätsid andmekaitseõigused täiesti kohaldamata. Selle asemel nad kohaldasid ainult võssi, võlaõigusseadust ja maakohus jõudis veel sellisele täiesti absurdsele järeldusele, et Marial ja kõigil teistel, kes temaga sarnases olukorras on justkui talumiskohustus. See on asi, mida sa pead taluma demokraatlikus ühiskonnas, et mingi suvaline ettevõtte nagu Go3 suvaliselt sisestab sinu andmed enda süsteemi ja nimetab sind kliendiks, kui mingi suvaline pätt on neile helistanud, saadab suvaliselt seadmeid ja mingit hinnalist vara suvalisele aadressile, suvalisele pätile ja siis temmeldab sind võlgnikuks ja sina hakka siis tõendama, et ei, sa ei ole võlgnik. Ja maakohus ütles, et seda tuleb taluda. Ma räägin sellest kõigest täpsemalt juurasõpradega video teises pooles, sest ma eeldan, et enamikke teid see paragrahvi tasandil täpsusega arutelu ei huvita, aga maakohus rakendas siin samu sätteid, mida rakendatakse siis laimu ja solvamiskaasuste puhul ja näiteks solvamise puhul tõesti on niimoodi, et jah, mõni solvang võib nii räige olla, et see ongi audiotav ja see võib ollagi ebakohane väärtushinnang, aga ta ei pruugi olla õigusvastane ja see kõik sõltub asjaoludest. Näiteks kui sa oled ikkagi avaliku sees ja omal valikul oled avaliku sees ja keegi sind rämedalt solvab, siis võib-olla see solvang ongi nii rets, et ta ongi audiotav, aga samas sa pead seda taluma, sest paratamatult, kui me oleme vabas ühiskonnas, kus kõigil on sõnavabadus, siis vahel seda sõnavabadust kasutatakse ka sellisteks rõvedateks otstarveteks, et sõimata inimesi näiteks litsideks ja libudeks, mis minuga on siin kanalil juhtunud, sellepärast, et keegi ei suuda välja mõelda sisulist argumenti, et minuga vaielda ja siis on lihtsalt selline kuradi liburaisk. Selliseid inimesi on, nad on selgelt katkisid inimesed, jumal neid aidaku või vaimse tervise spetsialist. Ja sellistes olukordades on arusaadav, et võib öelda, et tead, seda tuleb taluda. Lihtsalt tuleb natuke taluda seda nõmedat pasaloopimist somes, see on arusaadav. Aga kujuta ette, et kohtunik ütleb Maria-sugusele inimesele, tema olukorrast, ta pole mitte midagi valesti teinud. Ta pole kuidagi asjaga seotud, ta ei oleks saanud mitte kuidagi seda olukorda vältida või ära hoida, mitte midagi. Ja Go3 on selgelt võtnud teadlikult äririski. See on realiseerunud, see on Mariale tekitanud stressi. Kujuta ette, et inkasso hakkab sind lampi pommitama sõnumite ja SMS-ide ja kirjade ja kõigega. Need, kes seda kanalit pikemalt on vaadanud, te teate, et minu ema minu pärast pidi kannatama seda olukorda, sest ma olin 10 aastat tagasi saanud parkimistrahvi ja siis Julianus inkasso hakkas teda pommitama, sest auto oli tema nimel. Ja ma küll kinnitasin talle, et ära muretse, see on aegunud nõue, nad ei saa midagi teha, nad lihtsalt ahistavad sind, nad üritavad sind murda, psühholoogiliselt murda. Ega muidu ei pommitaks inkasso ju SMS-ide, e-kirjade ja kõige muuga, kui need ei üritaks võlgnikku murda. Kui see ei oleks võlgniku murdmiseks, siis nad ei teeks seda. Ja see tekitas mu emale meeletut stressi. Nüüd kujuta ette seda stressi, mis tegib olukorras, kus sa tead, sa pole mitte midagi valesti teinud, sa pole kellelegi võlgu, sa pole kuidagi asjaga seotud ja ikka pommitatakse sind. Siis sa avastad ja veel ettevõtjana, et su andmed on maksehäirete registrites. Ja Maria selgitas ka pealtnägijas, et see reaalselt oli talle selline ärevusallikas, sellepärast, et ta on ettevõtja, ta sõltub laenudest oma tegevuses. Et mitte ainult ei ole rets stress see, et sinu kohta maksehäirid üles pandud täiesti alusetult, vaid ka see, kuidas inkasso pommitab. Ja Maria pandi olukorda, kus ta pidi hakkama tõendama enda süütust, et ma ei ole võlgnik. Selle asemel, et Go3 oleks pidanud mõtlema järgi, et äkki me ikka ei sõlminud Mariaga lepingut. Maria pani täiesti haigesse olukorda ja nüüd mingi maakohtu kohtunik,
kes ma vaatasin, et tänaseks on ringkonnakohtus, ma loodan, et ta tänaseks on natuke ennast kurssi viinud andmekaitseõigusega, sest muidu perses. Maakohtu kohtunik viitab, et see ei olnud ikka õigusvastane, see on selline nagu talumiskohustus siin, et sa pead lihtsalt taluma sellist asja. Ei pea. Maakohus pani täiega mööda, täiega lati alt läbi ja kahjuks pani ka ringkonnakohus mööda ja see on kuradi masendav, aga nagu ma ka pealtnägijas ütlesin, ma ei mäleta, kas sellistes sõnades, aga meil on põhjusega 3-astmeline kohtusüsteem. Ma väga soovin, et asjad laheneksid korrektselt ja õiglaselt maakohtu tasandil. Paraku see alati nii ei ole, aga õnneks on meil Riigikohtus võimalik asja päästa. Ja ma väga loodan, et riigikohtunikud natukene tunnevad andmekaitseõigust, sellepärast et andmekaitseõiguse vaatest on Go3 siin olnud Maria andmete vastutav töötleja ja ta on rikkunud esimest ja kõige olulisemat fundamentaalset andmekaitseõiguse reeglit. Selleks, et kellegi andmeid töödelda, peab olema õiguslik alus. Kõige tuntum neist on nõusolek. Nad on loetletud seal tähtsas GDPR-is, see kohaldub Eestis otse, sellest räägime pärast juuresõpradega. Aga et te kõik teaksite, kui keegi selline ettevõte näiteks teie andmeid niimoodi töötleb, neil peab olema õiguslik alus. Võib-olla te olete nõusoleku andnud näiteks mingid turunduseekirjade saamiseks. Võib-olla teil on nendega leping, ilmselgelt lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks on vaja inimese andmeid töödelda. Aga Maria puhul Go3-l ei olnud temaga lepingut. Nad ei kontrollinud, kellega need lepingud sõlmivad. Ja see advokaadi jutt sellest, et oi, kuller tuvastas. Vale, ta ju ei tuvastanud, kuller ju ei tuvastanud. Ja isikukoodi ütlemine pole mitte mingisugune tuvastamine. Kurat, ma ei saa apteegist retsepti ravimitki osta. Ilma, et mul oleks isikut tõendav dokument kaasas. Kusjuures viimane kord mul just jäi kogemata maha, sest ma olen nüüd harjunud telefoniga makseid tegema. Ja siis ma küsin apteekrilt, et kurat, nüüd ei saa jah, et isikukoodiga ei saa. Ta ütles, ei, isikukoodiga ei saa, sest see ei ole isiku tuvastamine. Aga on olemas äpp, Eesti äpp. Ma ei tea, kui turvaline see on, ma loodan, et on turvaline. Laadsin alla, seal äpis saab dokumentidele ligi. Ma sain äpist esitada ID-kaardi. Ja apteeker palus selle eraldi, et vajuta seal, kus tuleb sul pilt lahti, et ta veel vaatas, kas on ikka minu kärss, et ma ei näita mingi võõra inimese ID-kaarti telefonist, vaid ta kontrollis ka pildi järgi üle. Mis kurat takistas Go3-l kontrollimast Maria isikut? Küsinud kuradi digiallkirjaga avaldust, küsinud koopiat ID-kaardist või passist, teinud veebikõne, teinud kuradi videokõne inimesega ja öelnud, et kuule, hoia oma dokumenti siin, vaatame üle, et oled ikka sina mitte midagi. Ja keeras sellise sita kokku tavalisele Eesti inimesele, kes pole mitte milleski süüdi. Ja nüüd kohtud ei suutnud nii paljugi teha, et mõistaks Maria kasuks välja selle advokaadi kulu. Ja kirss kuradi tordil. Teate, mida Go3 ja Julianus siis oma esindajaga siin ütlesid? Ja see, kus juures maakohtulahendist välja ei tule, see tuleb välja ringkonnakohtulahendist. Kohtulahendite lugemisel on ka see, et ega kohtud ei saa ju kogu seda tekstiplausti sinna lahendisse panna, mida pooled esitavad. Nad panevad asjad lühidalt sinna kirja, konsolideerivad sisu, fakte, kõike, eks ole, ainult kõige olulisem ja siis vahel sa näed ringkonnakohtus, et midagi öeldi maakohtus, mida sa maakohtulahendist välja ei lugenud. See selleks. Ringkonnakohtulahendis punktis 2.2, kus on siis Go3 ja Inkasso seisukohad, siis nemad on siin öelnud niimoodi, et Maria advokaadi kulude hüvitamise nõue ei ole põhjendatud. Advokaadist esindaja kaasamine ei olnud vajalik ja põhjendatud. Tegemist ei olnud keeruka vaidlusega, mis tinginuks advokaadist esindaja abivajaduse. Maria oli võimeline esitama ise võlanõudele vastuväiteid. Maria ei ole tõendanud, et ta on kulud nimetatud suuruses kandnud. Need kulud on ebamõistlikult suured. Saate aru seda kuradi silmakirjalikust. Maria ju pöördus Inkasso poole, ütles see pole mina. Nad ei uskunud teda. Kurat ei uskunud teda. Maria selgitas ka pealtnägijas, et ta üritas ise. Ta ju üritas ise ja ta ei saanud ise. Ja pärast pealtnägija saadet kirjutas mulle inimene, et tema üritas ka ise, suhtles otse Go3-ga, see ei viinud kuskile ja nema kohta info jäigi maksehäire registrisse täiesti vale info, jäi kuni nõude aegumiseni, ei mingit vabandust, ei mitte kuradi midagi. Ja see on täiesti nahaalne ja seepärast mina ütlengi, et Riigikohus peab Go3 vastutusele võtma. See ei ole okei. Go3 väga selgelt rikkus andmekaitseõigust. Väga selgelt rikkus vastutava töötleja fundamentaalset kohustust, et sa pead veenduma, et sul on õiguslik alus inimese andmete töötlemiseks. Siis ta saatsid need edasi Inkassole, kus nad jõudsid veel maksehäire registritesse ja mis kuradi stress ja ärevus ja kõik sellega kaasneb inimese jaoks. Kõigepealt ta pidi hakkama tõmblema Inkasso ja Go3-ga, ta pidi minema politseisse, siis ta avastas need maksehäire registrid, pidi minema advokaadi juurde, kandis kulusid sellega seoses. Ja nüüd kohtud ütlevad, ei nagu ei ole nii hullu, tuleb taluda seda asja. Ja ringkonnakohus ütles veel, et ei esine ühtegi alust sellise kahjunõude esitamiseks. See on selline lepinguväline kahju, et sul ei ole lepingut, sest Maria ja Go3 vahel ei olnud lepingut. Neil oli leping Pätiga, et see on lepinguväline kahju, mida saaks nõuda ja ringkonnakohus ütleb, ei, et siin nagu ühtegi alust ei ole. Üks alus seaduses on see, et kui keegi on oma seadusest tulenevat kohustust rikkunud. Go3 väga selgelt rikkus GDPR-ist tulenevaid kohustusi ja maakohus ja ringkonnakohus ei kuradi näe, ei kuradi kuule, ei kuradi räägi andmekaitseõigusest. Ja mina ütlen, et see on täiesti kuradi haige. Ja nagu ma ütlesin pealtnägijas, siis kui siin Go3 ja Julianus ütlesid kohtuvaidluses, et
ei, advokaadikulusid me küll kinni ei maksa, sa oleks saanud ise lihtsalt nõudele vastu vaielda, mida ta ka tegi. Aga see ei kandnud vilja. Siis ma küsin, et miks kurat on Go3-l ja Julianusel vaja kohtuvaidluses advokaati? Nad saaksid ise vastata, neil on juhatuse liikmed ju. Las kuradi juhatuse liige vastab kohtule lihtsalt, ei, me ei ole midagi valesti teinud. Nii et parem oleks, et nad võidu korral Marialt õigusabikulusid sisse ei nõua, sellepärast et nende enda sõnul ju ei ole üldse vaja advokaati siin. Muidugi Riigikohtu tasandil on, Riigikohtu tasandil ei saa ilma advokaadita, aga esimeses ja teises astmes saaks ise ka. Ja nüüd siis veel lõpuks pealtnägijas räägivad Julianus ja nende esindaja hästi sellise sirge näoga, et ja no vaata kohtusse minnes ongi risk, et võib-olla kaotadki ja võib-olla kannadki teise poole kulud. Absoluutselt on risk, aga siin olukorras oli Marial 100% õigus. Tema õigusi rikuti, sellest tekkis talle varaline kahju, sellest tekkis talle mittevaraline kahju ja see tuleb hüvitada. Ja nüüd on pall Riigikohtu väljaku poolel. Ja kurat, kui nad korvi alt mööda panevad, parem oleks, et ei pane. Ja mida Inkasso veel siin tegi ja see on täielik sigadus, sest seda ma ei teadnud enne, kui ma Mihkel Kärmasega rääkisin, sest mina olin ainult kohtulahendeid lugenud. Ja siis ma sain Kärmaselt teada ja pärast rääkisin Mariaga. Ma ei hakka isegi praegu pikemalt teile selgitama, miks ma enne polnud Mariaga rääkinud, aga Inkasso pommitas Mariat edasi isegi pärast seda, kui nad olid teada saanud, et need ei olnud Maria võlad. Ja selle kohta ütleb Inkasso esindaja pealtnägijas. Mariat nörritab, et kuigi politsei tuvastas identiteedivarguse, saatis Julianus talle veel 2024 suvel võlateateid, kus summa oli kasvanud juba 2500 euroni. Kui Julianuse tegevjuht algul seda eitab, näitame kuvatõmmiseid. Siin on tõesti mingi tehniline viga siis olnud, et tal on jäänud need teated jooksma millega pärast, sest maksejärje kindlasti kuvamine lõpetati, aga tavamenetlus lõpetati. Nii et tegelikult nagu näib, et ikkagi on 24. aastal saadetud talle neid asjasid, aga ütlete, et siis tehnilisel põhjusel? Tõenäoliselt, jah. Ei no ma ei tea, mingi süsteemi viga. Tee oma süsteemid korda, sellepärast, et see on täiesti selgelt ilma igasuguse õigusliku aluseta andmete töötlemine. See on väga oluline andmekaitseõiguse rikkumine. Ja sõbrad, see on uus rikkumine. See kõik on ju toimunud pärast seda, kui asi läks kohtusse. Selle eest saaks Maria Inkassolt nõuda veel eraldi kahjuhüvitist, sellepärast, et seal olukorras, kus Inkasso juba teadis, et need ei ole Maria võlad, Maria pole asjaga seotud, polnud neil kohe kindlasti mitte mingit õiguslikku alust andmete töötlemiseks. See ei ole selline, upsi, me teadsime, et me pidime su andmed ära kustutama, kogemata juhtus. Ei, selline asi ei saa kogemata juhtuda. Kui teil on teada, et teil on vale inimese andmed, seda võlga pole olemas, te peaks kõik andmed ära kustutama. Ehk seal nad rikkusid veel eraldiseisvalt Maria õigusi. Nüüd aga räägime juurasõpradega edasi kogu selle mul tule head sõna vähe, kogu selle pasatormi õiguslikust poolest, kõigile teistele suur aitäh vaatamast järgmise korrani ja kes vähegi viitsib, palun pange pöidlad pihku ja loodame kõik koos kollektiivselt, et Riigikohus toob õigluse majja. Ma pean ära märkima, et mul on mõningaid kahtlusi esialgse hagi kvaliteedi osas, ma räägin sellest juurasõpradele hiljem, aga nõuded olid selged. Lepinguväline varaline kahju, lepinguväline mittevaraline kahju ja kui nõuded on õigesti esitatud, siis kohus peab õigust korrektselt kohaldama, sõltumata sellest, kui hea või halb advokaat või jurist sind esindab. Nii et kohus peab asja tegema õigesti ja see, et kohtud siin andmekaitseõigust ei rakendanud, seda ei vabanda välja ka võib-olla mõni ebaloogiline asi hagis. See selleks, möllal lõpp, järgmise korrani.